September, mis tähendab, et 9/11. Ilmselt midagi suurt ei ole. Punaspüha kahjuks ei olnud, nagu ma lootsin. Aga kuulsin, et tuleb vist äkki vaikuseminut meil koolis. Sellel hetkel, kui lennuk siis tornile pihta sai või kui torn alla kukkus. Et üks neist kahest. Vaadake kõik. Läti lipp koos Euroopa lipuga ja midagi kahtlast on veel. Uus päev, uus põnev asi. You want to show them what it is? Oh. Show them so that you can look at the future. See. Little bites. Little bites. What would you rate it out of 10? See on mega hea. What would you rate it out of 10? Out of 10. Näiteks out of 10, it's like 9 out of 10. Oh yeah! Little bites coming through. Yeah. Yes sir. See on hea, soovitan. Ja no täna on ikkagi reede, nii et topelt. Meil on sarnase kommika Eestis, aga kommid siin maitsevad täiesti teistmoodi, nad on rohkem magusamad, nad on tekstuurid on kõvemad. Aga väga kirsi maitselised, aga täitsa okei. Rate it out of 10. Rate it out of 10. It's about like 6 out of 10. Oh, 6 out of 10. Oh man. I haven't had those before. Sellist muusika saate klassi tulla on päris imelik. Lihtsalt tule klassi ja sul käib mingi räige bassiga räpilugu. Mega. Täna on täiesti esimene päev, kus ma olen täiesti üksinda kodus terve õhtu ja ma nii naudin seda. Ja kuidas saab sellist õhtut paremini nautida, kui vaadata Andrei ja Robini uut, mis selle saate nimi oli? Üks nädal Brigitte Susanne hundiga. Sorry, ei jäänud meelde. Ära küsi, mis Audega juhtus. Ma ka ei tea. Kui see saab läbi, siis ilmselt loen raamatut, teen väikese trenni, naudin seda üksinda olemist. Ma tõesti naudin seda, ma olen viimased 1,5 kuud iga päev siin nii-öelda inimestega koos olnud. Ja mõtlen ausalt, on aeg laadida natuke oma sotsiaalsed patareid, nii et täna on siuke night for me või nii-öelda õhtu iseendale. Ja kui te küsite, miks ma üksi kodus olen? Ei küsi. Siis Beckett on oma isa juures. Kasper mängib oma sõpradega Dungeons and Dragonsit ning Jennifer läks date'ile. Nii et kogu maja on minu päralt. Pidu täna ei korralda. Aga täna mulle väga tähtis ja põnev päev. Nimelt me tulime lõpuks esimest korda kogudusse, aina kirikusse teenistusele. Kuna ma ise olen kristlane, siis mina tundsin ausalt öeldes puudust, sest keegi teine siin peres ei ole. Nii et mina tundsin tõesti kogudusest ja kirikust puudust. Aga nüüd on lõpuks see võimalus siia tulla. Ja see on täiesti teistsugune nagu Eestis. Good morning. Good morning. Doing well. How Very are you? good.
ja ma ütlen ausalt, see saal on siuke 7-8 korda suurem kui minu Eesti koguduses. Kõik on nii suur, nagu Ameerikas ikka, kõik on nagu massiivne. Samamoodi on ka kogudus. Ja tegemist on baptisti kogudusega. Olen ka ise baptisti koguduses, nimelt Karmeli koguduses, Rakveres. Nii et ja, mul on hea meel, et ma siia sain tulla. When else can you literally eat your way around the whole front lawn after church on Sunday and then go home and take a nap? For being here today, if you've been here over the last couple of weeks, you know that we're in a series where we're walking through the book of James, where we're walking through this. Päeva esimene teenistus on läbi, mis on Ameerika puhul teistmoodi on see, et siin on mitu teenistust päevas. Meie tulime kõige varasemale, mis hakkas 8:15, sest põhjus, miks me tulime nii vara, on see, et siis ei olnud nii palju rahvast ja on nii-öelda rahulikum, kuid ma isiklikult tahaksin tulla näiteks kella 11. teenistusele, kus on meenetult rahvast, sest et juba see rahvas annab täiesti teise tunde. All trust relies on an element of faith. So every day, especially if you were the one at fault. Ei, Kasper, sa ei saa sinna. Sa oled liiga suur. Tulime õue, siin on siis nii-öelda selline telkide all piknik, siin on omad grupid, mind kutsuti ka juba 2 gruppi. Aga ja tulime praegu siia lastatelgile appi ja aitame teipida nii-öelda sellised kilest laualinad siia laudade külge, sest õues on tegelikult päris vastik tuul. Aga ja tulime siia appi, umbes 3 tunni pärast lõpeb teenistus ja peale seda algab siin siis selline suur pikniku vormis istumine telkide all. Nii et jaa, päris äge. No ja muidugi barbecue. Kell saab peagi 2. Siin tõmmatakse juba otsi kokku. Vihma hakkas ka vaikselt sadama juba, nagu te näete, siis pilved on päris tumedad. Ja tuul on päris tugev, puhus juba pop-up telke minema. Nii et jaa, panime asjad kokku, aga see üritus pidi kestma umbes 2-ni, nii et väga õigel ajal. Sain mega palju uusi tutvusi, mis on mega äge. Siin on nii soojad ja toredad inimesed kõik, nendega on nii hea rääkida. Ja ma ilmselt hakkan siin kirikus käima, koguduses käima iga kolmapäev ja pühapäev. Ja tõesti, need inimesed siin on imelised, lihtsalt fantastiline. Ja nagu ikka suudan ma asju ära kaotada. Kaotasin oma nii-öelda kingikoti ära, mis mulle siin anti, aga õnneks kaotatud asjad on ka leitud asjad. Lõpuks leidsin üles, otsisin umbes 10 minutit mööda laagriplatsi taga, aga see olen mina. Unustan pidevalt erinevaid asju igale poole. Vähemalt sain kätte, leidsin üles. Aga mis ma ikkagi siis seal kotikesest sain, mis seal kirikus mulle anti? Lähen vaatame üle. Ma sain sellise T-särgi. Voucheri, millega ma saan tasuta ühe joogi või snäki. Siis see kehtib kiriku või nii-öelda koguduse puhvetis. Ja kleeps. Aga ma ütlen ausalt, ma pole varem sellist asja näinud, et lähed kogudusse ja esimese asjana sa saad kinkekoti, kus on särk, kleeps ja voucher. Ja olgem ausad, see kogudus on suur. Massiivne, mul ei ole sõnu selle jaoks. Aga see on Ameerika, siin on kõik palju suurem.
No ja üks kuttidest, kellega ma seal läbi sain, tõi mulle paki kipsiseid. Täitsa pekkis. Nad sõidavad mu paksuks siin. Aga ei, natuke siia kontidele võib midagi saada küll. See on midagi, mille pealt musklit ehitada. Ja taaskord on Heidestavani proov ning on ka söögiaeg, sest et kõigil on kõhud mega tühjad. Ise tellisin endale burgeri ja ma sain oma burgeri, aga no mis asi see on? aga noh, kui salat sinna vahele tagasi panna, siis täitsa decent burger oli. Ja siit tuleb ka tähtis küsimus, kas ananas käib pitsa peale? Mina ütlen, sõltub pitsast, kui on tegemist singipitsaga, siis jah, sobib küll. Muidu mitte võib-olla nii väga. Aga näiteks praegu söön Hawaii pitsat. Siin ananas ei ole minu meelest nii hea. Nii et, ja seda on nagu jõhkralt palju siia peale pandud. Nii et enamusel ma võtsin ikkagi pealt ära. Aga jah, muidu on täitsa hea. Ma ei oska öelda, kas ta on tõesti New Yorgi pärane või ei ole, sest et ma pole New Yorgis pitsas söönud. Aga täitsa hea on ta küll. Ja tegelikult sellele, et me sõime väljas pitsat, on ka põhjus. Nimelt läks meil täna koolis päris kaua. Nii et koju me ei ole veel jõudnud. Täna on Becketil skaudipäev, kus neil on skautide kokkusaamine. Ja kuna me tõesti olime väikses ajapuuduses, käisime, sõime kiirelt Johnny's Pizzas söögikohas pitsat. Ja nüüd oleme tulnud siia kiriku juurde, kus juba skaudi õpilased on kogunenud ja viskame pilgu peale, mis nad täna siin teevad. Ja tänaseks kogunemiseks või teemaks on linnumajade meisterdamine. Mul on terve ports materjali kaasas. Õnneks olen oma elu jooksul päris palju linnumaju ehitanud ja meisterdanud, nii et saan ka omapoolseid näpunäiteid siin jagada. Aga lähme vaatame, kuidas noored sellega hakkama saavad. Ega ma neid ju kohe alguses ei aita. Ma olen ikkagi piisavalt professionaal, et tulen appi ainult siis, kui on vaja. Et oma kuldseid käsi ei saa ju rikkuda, eks ole. Paras. Oi, Becke. Kuidas sa küll oskad? Tänane on vist lihtne. On ainult meie grupis on ainult 4 last ja 16 kasvanud. Nii et me saame hakkama, ma loodan. Lapsed panevad alles kindaid kätte ja ma tahan juba nutta, sest et panevad isegi kindad tagurpidi kätte. Nad on siuksed 8-9 aastased, aga ei ole hullu. Me kõik õpime kunagi. Aga väidetavalt on nad seda juba pikka aega teinud. Aga ei ole hullu. Elu ongi õppimiseks. Ja loodame lihtsalt, et nad õpivad kiiresti selgeks selle, kuidas ikkagi kindad õigepidi kätte käivad. Aga tundub, et nüüd on peaaegu kõigil 3-4 kindad õigepidi käes. Nii et me teeme edusamme. Viimasest klipist on möödas mõni sekund, kui ma nägin, et siin anti lastele lihvpaberid kätte ja üks vend hakkas oma nägu sellega hõõruma. Kuna vanemate soov on see, et lapsed kaadrisse ei jääks nägudega, siis ma neid niimoodi filmida ei saa. Aga appi. So very orderly, we're going to come up and we're going to grab a piece from each of the piles. Ja nagu ma ütlesin, oli lapsi vähem, kui oli oodata siia gruppi, siis ma teen ka ise väikse linnumaja ja aitan ka teisi samal ajal, nii et jaa, ka ise meisterdama. Nüüd esimene samm, lihvime kõik detailid üle. Tuleb põhikooli tööõpetuse tund meelde.
ja tegelikult ausalt öeldes siis linnumajade meisterdamisega tuleb kuidagi mälestus, kuidas ma omaenda isaga linnumaju kunagi väiksena meisterdasin. Nii et samal ajal kui ma lihvin või tegelikult juba siis, kui ma neid detaile nägin, tulid sellised ägedad mälestused meelde. Nii et siit shoot out minu isale. Shoot. Detailid lihvitud ja nagu ikka, särk tolmuga koos, aga ei ole hullu, see ju meisterdamise võlu ongi. Lihtsalt imeline. Aga tuleb välja, et me ei saagi neid täna lõppeni teha, sest et aeg hakkab otsa saama ja vaikselt hakkab õues pimedaks minema. Nii et me paneme teibiga kõik oma detailid kokku, kirjutame nime peale ja jätkame juba järgmine nädal, järgmine esmaspäev. Ma loodan, et see toimub, sest et ta on tegelikult kooli vaheaeg. Aga kui ei ole järgmine esmaspäev, on ülejärgmine esmaspäev, nii et küll me kunagi need tehtud saame. Õnneks on siin aasta läbi soe, nii et me ei pea kuhugi kiirustama. Täna on väga äge päev olnud ja kui te mõtlete, miks sa mind ei näe praegu, siis kell on 8:03, jõudsin majas koju, tulin oma jooksutiirule, aga väljas on kott pime. Nii et täna on mul jooksus kaaslaseks väike taskulamp. Ilma taskulambita me eriti siin joosta ei julgeks, sest et pean niigi autoteel jooksma. Ja kui ma veel jooksin täiesti kottpimedal autoteel, siis ma arvan, et selle tulem ei ole kuigi meeldiv. Nii et jah.